Tere! Olen Jaana Saar, kehapsühhoterapeut, psühhoterapeut, struktuursüsteeme konstellöör, psühhogenealoog ja loon siis erinevaid enesearengu kursuseid või täiendõpet siis täiskasvanutele seminaride, koolituste ja laagrite näol, mis on kõik väga põnevad olnud ja alati osa minu enda teekonnast. Ja ma olen sealt välja noppinud ühe väga olulise teema, mida ma tahan siis selles videos jagada. Kui sa tunned ennast ära, et kui sa oled enesearengu teekonnal sattunud kohta või punkti, kus väga kergelt tulevad üles siis konfliktid perekonnaga, lähedastega, õed-vennad, et äkki nagu justkui midagi juhtub sellist, et kuidagi selline ühine mõistmine kaob ära või vähemalt selline mõistmine, mis varem oli, siis nüüd äkki keegi ei mõista sind, sinu peale näidatakse näpuga, süüdistatakse, püütakse tekitada sinus süütundeid, et miks sa ikka teed nii ja et sa olid enne ikka nii normaalne või sa oled hoopis teistsugune nüüd ja ma ei tunne sind ära. Ja kõik sellised erinevad hinnangud, mis justkui on tegelikult tajutavad halvustavana või süüdistavana, siis suure tõenäosusega see punkt, kuhu sa jõudnud oled, ongi siis lojaalsuskonflikt. Ja mida tähendab lojaalsuskonflikt? Lojaalsuskonflikt on see, et see, kes kõnnib enesearengu teed, mina armastan seda tegelikult öelda, et see on isiksuse struktuuri muutmise ja tugevdamise teekond ehk iseenda tundmaõppimise teekond. Et miks ma käitun nii, kust tulevad teatud mõtted, teatud kindlad korduvad sündmused, olukorrad minu elus. Et siis see on see teekond, kus ma siis otsin, et tuvastada need sõlmpunktid, kust need on alguse saanud, miks need asjad nii on. Ja uurin siis selle tekkepõhjust ja võtan siis nii-öelda kasutusele meetmed, et neid siis muuta. Ehk arenen või kasvan, muudan siis teatud aspekte enda juures. Me ei saa muuta oma olemuslikku osa küll, aga me saame muuta siis oma isiksuslikku osa, kus on siis käitumine, uskumused, see, kuidas ma mõtlen, milliseid mustreid ma loon ja kuidas ma neid järgin. No ja seal on kindlasti üht-teist veel, aga niimoodi lühidalt. Selle teekonnal käies üks hetk seesama lojaalsuskonflikti, kuidas ma ütlen siis selline põrkelaud, võib tekitada tunde, et sa tahad minna tagasi sinna nii, nagu oli. Sest tundub, et see on liiga raske, et siit edasi minna. Ja tegelikult see on täpselt see punkt, kus tuleb edasi minna. Kohe selgitan, miks. See punkt on justkui, võib-olla siis lihtsam on seletada niimoodi, et kujuta ette, et on selline väike mullikene, kus on siis nii-öelda sinu peresüsteem või suguvõsasüsteem või teine mullike, kus on siis sõprade süsteem, eraldi võib olla veel sotsiaalne süsteem ja neid süsteeme on palju, kuhu me kuulume. Ja nüüd meid võetakse justkui omaks või me kuulume sellesse süsteemi senikaua, kuni ma käitun ja allun nendele reeglitele ja sellele korrale, mis seal on kehtestatud. Siis ma justkui võin kuuluda nende hulka. Ja siis ma saan nii-öelda näilise tunde, et mind toetatakse, aga ainult juhul, kui sa teed nii, nagu meie ütleme. Ja siis nüüd keegi, kes otsustab hakata käima enesearengu teekonda, et avastada, või kes tunneb, et midagi on siin veel, et need reeglid ei ole nagu päris õiged minu jaoks. Ma tunnen, et ma tahan kuidagi teisiti.
ja kui ta siis hakkab või kui sa hakkad tegema teisiti ja see muutus võib olla teinekord päris põhjalik ja väga selgesti nähtav, siis see grupp või süsteem, kuhu sa kuulud, märkab seda või tajub, et midagi on teisiti. Oot, sa lähed kuhugile. Sa lähed kuhugile sinna, kuhu meie ei ole läinud, ei ole julenud minna või ei ole saanud minna. Ja nüüd sina teed. No. Ja siin tekib see konfliktsituatsioon, et on vaja otsustada, kas ma lähen oma rada, mis tähendab seda, et ma võib-olla pean tegema, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti pean päris mitmeid asju tegema teisiti kui meie. Võtame siin näiteks praegu selle peresüsteemi, kui meie peresüsteemis on kombeks olnud juba põlvkondade kaupa. Ja nüüd tahan mina midagi teha täiesti teistmoodi. Loomulikult perekond on tagajalgadel. See ei ole otseselt, ei pruugi olla siis otseselt nähtav, et see on sellepärast, et sa, toome näite, et kui meie peres on põlvkondade kaupa, on naised olnud hästi tugevad, alati ise hakkama saanud, alati tööl käinud, rassinud, oma mehi kantseldanud ja nüüd äkki sina tahad teistmoodi. Siis vaadatakse, oot. Loomulikult pere ei ütle sulle, et sa pead olema nii nagu meie. Nad ei ütle seda otse selles mõttes. Aga see, kuidas nad käituma hakkavad, viitab sellele, et sa eraldud meist, järelikult sa ei kinnita meie valikuid või ei austa meie valikuid või meie saatust nii, nagu see on olnud. Ja kui sa oled teistmoodi, siis sa ei ole ju meie moodi. Ja siis võib tekkida selliseid olukordi, kus siis pereliikmed, võib-olla eriti just naisterahvad, kui sellele näitele toetuda, hakkavad halvustavalt siis siin nimetama, ma ei tea, pehmekeseks ja õrnakeseks ja naiivitariks ja jumal teab mis, et pole ju olemas mehi, kes kannaks naisi kätel või võtaksid mingisuguseid asju enda kanda, et naine ei pea alati tugev olema ja ei pea alati ise hakkama saama. Aga sina tahad seda. Ja nüüd sa oled kohas, kus sa pead valima. Kas astuda osaliselt sellest peresüsteemist välja läbi selle, et sa lähed edasi, et leida see teistsugune kogemus, kui peresüsteemis on juba olnud. Või, hea küll, ma jään teie juurde, olen lojaalne ja elan samasugust elu. Kordan seda mustrit, mis on juba põlvkondade kaupa kombeks olnud. See kõik on alateadlik. Me ei mõtle sellele nii-öelda sihilikult. Ja alateadlikult siis, kui me nüüd on vaja valida ja tekibki siis see konflikt minu sees, et kumma ma valin. Sest instinktiivselt meil on soov kuuluda ja olla siis selle nii-öelda karja juures, sest see on turvaline, see pakub turvatunnet, isegi oma heaolu ja isegi tervise hinnaga teinekord. Ja nüüd, kui ma sellest süsteemist tahan välja astuda, siis ma võtan riski, et ma võin jääda sellest turvatundest ja heaolust, mis siiamaani selles peresüsteemis on olnud, ma võin jääda sellest ilma. Nüüd on küsimus, kus kohas on areng? Kas see, kui ma jään süsteemi ja jätkan nii-öelda traditsiooni või ma astun peresüsteemist mõnes mõttes mingis osas välja, just selles osas välja, et ma teen teistmoodi, ma usun teistmoodi ja ma soovin teistmoodi ja ma teen kõik selleks, et see leida. Ehk ilma sõnadeta justkui ütlen oma peresüsteemile, ma ei ole nõus teile selles osas lojaalne olema. Ja
see on täpselt see punkt, et kui sa tahad enesearengu teel või oma isiksuse struktuuri tugevdada ja arendada edasi, siis see on täpselt see punkt, kus tuleb minna edasi raskustest hoolimata. Jah, see tähendab, et on väga ebamugav. Ei pruugi, aga enamasti läheb ebamugavaks, sest võib-olla hakkab sind mõni pereliige vältima, keegi hakkab sulle väga halvasti ütlema, keegi võib-olla lõpetab üldse sinuga suhtlemise ära. Või ta lihtsalt ei toeta sind enam nii, nagu ta varem toetas. Ta ei helista sulle, küsi, kuidas sul läheb. Ta ei tunne justkui huvi sinu käekäigu vastu. Ja loomulikult neid näiteid on palju, mis siis käivituda võib, kuidas siis see peresüsteem püüab sinus tekitada süütunnet, et sa tuleks tagasi meie hulka. Jätkates oma teekonda ja kui sa jõuad sellesse kohta ja sa saad selle teistsuguse kogemuse kui see, mis võib-olla põlvkondade kaupa sinu peresüsteemis on olnud ja sul tõesti õnnestub, siis juhtub midagi väga kummalist. Sa oled arendanud edasi mitte ainult enda isiksuse struktuuri, vaid sa oled edasi arendanud kogu pere- ja suguvõsa süsteemi. Ja kui sa siis oma saavutust nii-öelda ei hakka nina alla hõõruma neile, kes ei toetanud ega uskunud sinusse, vaid võtadki, ma sain, mis ma soovisin, mis ma uskusin ja ma tunnen, et on võimalik teistmoodi kogemus. Jah, see on olnud raske teekond ja ma olen pidanud palju endaga tegelema, kaevama kuskil ja avastama ja valu tundma ja emotsionaalselt võib-olla mitmeid kordi sügavaid protsesse läbi käima, aga ma olen siia jõudnud. Ja kui sa seda ise oma sisemuselt sa oled selle saavutanud ja sa tunned selle üle ka siirast uhkust ja sa ei ole selle juures üleolev, et näe, ma tegin ju, sain teistmoodi. Et sa ei muutu ülbeks, see on see oluline. Siis üks hetk sinu peresüsteem, kus sa nagu mõnes mõttes mingiks ajaks lahkusid või eemaldusid mingis osas, teatud kindlal teemal, eks ju, näiteks kogeda teistsuguseid paarisuhteid, kui peresüsteemis on olnud, siis pere äkki üks hetk vaatab, oota, see ongi võimalik. Loomulikult nad ei vaata teadlikult, see kõik on alateadlik protsess ja see on väga selline, need on sellised peened nähtamatud niidid ja sidemed ja info, mis jookseb siis nii-öelda kõikide pere- ja suguvõsa liikmete vahel. Siis üks hetk nad vaatavad, et kuule, sa tõesti jõudsid selleni. Ja siis ei tea kust, äkki see pere hakkab jälle uuesti sind toetama ja hoopis teisel moel ja sa oled jõudnud kohta, et sa oled saanud täpselt selle, mida sa ju tegelikult oled kogu aeg igatsenud. Pere toetust ja teistsugust kogemust kui see, mis on olnud. Ja sa oled muutnud peresüsteemis ja suguvõsa süsteemis, sa oled muutnud kogemust. Ja neid isikuid nimetatakse ka üsna tihti mustadeks lammasteks. Need on need, kes nii-öelda pere peab pahaks, see on mingi imelik. Või need on sellised mässajad või revolutsionäärid ka nende kohta öeldakse. Nad teevad teistpidi, risti vastupidi kõigele sellele, mis on tavaks või kombeks olnud. Ja vot täpselt need isikud on tegelikult suguvõsa süsteem välja valinud, et suguvõsa areneks edasi. Sest kui seda ei juhtu, see on evolutsiooniliselt oluline, sest kui seda juhtuks, siis nii nagu loomariigis teatud liigid surevad välja, siis pere- ja suguvõsa süsteemis võivad hääbuda siis teatud liinid või võib juhtuda, et isegi terve suguvõsa sulgub. Ja seda ei ole enam. Arengut on vaja, aga selle arengu nii-öelda läbiviimiseks on vaja läbida ka lojaalsuskonflikt. Nii et kui sa tundsid ennast ära, siis julgustan sind oma teekonda käima. Ka mina olen päris mitmetel kordadel lojaalsuskonfliktiga kokku põrkunud
ja on olnud väga raskeid momente ja on ka olnud hetki, kus ma olen tagasi pöördunud nii-öelda vana raja peale. Aga ainult selleks, et koguda uuesti jõudu ja aru saada, et ei, ma tahan midagi muud. Ma tunnen, et minu jaoks on midagi muud või et siin on veel teistsuguseid kogemusi kui see, mis on olnud. Ja ma olen valmis riskima, isegi kui ma ei tea, kuhu see tee täpselt viib ja mis see endaga kaasa toob. Ja on olnudki perioode, kus minu pere ei küsi minult, kuidas mul läheb. Kas ma saan hakkama? Kas ma vajan abi? Ma olingi üksi. Lojaalsuskonflikti üks tunnusmärke on ka see, et üsna tihti me jääme üksi ja väga üksi. Aga samal ajal me tunneme sellist kummalist vabadust või kergust, et me teeme seda enda asja. Siis see on see märk, mis aitab sul, tegelikult annab kinnitust, et sa oled õigel teel. Ja sul on teatud toetus olemas, aga see on vähe teistsugune kui see, mida me arvame, et peaks olema. Ja see on natukene teine teema, kus kohas see toetus tuleb, aga laias laastus, kuna suguvõsa ja peresüsteem vajab arenemist, siis see toetus tuleb sealt. Aga mitte konkreetselt, et isikutelt, vaid süsteemilt justkui endalt. Et must lammas olla ei ole sõimusõna. See on tegelikult väga auväärt roll, sest sinu peal ja kõigi nende peal, kaasa arvatud ka minu peal, ka mina olen perekonnas võib-olla mõnes mõttes selline revolutsionäär või teisiti mõtleja või mõnes mõttes ka selline mustlammas teatud olukordades, siis neile on justkui tegelikult väga oluline ülesanne. Ja ma ei taha öelda, et see peaks justkui sind kuidagi upitama või ülbeks tegema, üldsegi mitte. See ei ole kerge teekond. Aga kui sa tead oma rolli, kui oluline see on mitte ainult sulle, vaid ka kõikidele järgnevatele põlvkondadele, kes peale sind tulevad, kaasa arvatud su enda lastele, kes vaatavad ja õpivad, vau, mu ema läks sellest läbi, mitte üle, vaid läbi. Ja väga palju muutus. Siis võid kindel olla, et see struktuur, see isiksuse struktuur, mis sa endas oled muutnud, aitab tugevdada sinu järeltulijate, sinu laste ja lastelaste suhtumist ellu, iseendasse ja teistesse ja kõigesse ümbritsevasse väga aupaklikult, aga samal ajal iseendaga arvestavalt. Ehk tekib koostöö, mitte see, et mina olen parem kui sina, mis on alati konflikt või vastasseis. Me peaks tegelikult koos minema. Aga selle jaoks, et see juhtuks, peab keegi korra tegema selle konflikti läbi. Nii et lojaalsuskonflikt on väga oluline etapp läbida, ilma selleta ei toimu arengut. Ja kui sa uuesti ja ikka ja jälle satud samasse punkti ja pöördud tagasi ja muutusi ei toimu, siis asi ei ole selles, et eneseareng või kõik need teadmised ja tehnikad või koolitused, raamatud ei tööta. Töötavad küll. Sinu enda isiklik praktika, julgus jääda enda juurde, see jõud, millega sa edasi liigud, see on määrav, kas see töötab või ei tööta. Sest ma olen näinud küllalt tihti, kuidas inimene tegeleb enesearenguga ja ta jõuab sellesse lojaalsuskonflikti. Näiteks juhtub, et ta katkevad suhted emaga. Ja see inimene on nii läbi omadega, et ta tunneb, milleks kõik see, milleks ma seda teen, kui sellega lõpevad olulised suhted mu elus. Ja see ongi raske koht ja siin ei olegi õiget vastust selles mõttes, et jaa, aga küsimus on, mida sina tahad. Sest täna sa oled täiskasvanu. Sa ei ole enam oma vanemate perekodus. Ja sa tahad edasi liikuda, mitte ainult iseenda pärast, vaid järeltulevate põlvede pärast, eriti oma laste ja lastelaste pärast, kes on nii-öelda võib-olla juba siin maailmas olemas.
sest neile annab see tohutut jõudu ja ressurssi elus edasi liikuda. Ja tegelikult see ongi see, kuidas me loome paremat maailma. Jah, me läksime emaga riidu, aga ma olen enam kui kindel, et üks hetk need suhted muutuvad. Ja kui ema ei ole nõus sinu teekonna või muutuste ja soovidega, ja väga oluline veel kord rõhutan, mida ma enne ütlesin, ei tasu ülbeks muutuda sellepärast, et sa suudad või saad või oskad teistmoodi. Vaid et sa aktsepteerid, et emal on raske sind uutmoodi vastu võtta ja et selleks läheb aega. Ja keegi ei tea, kui kaua aega. Tean üks inimene jagas oma lugu, kus tal läks 10 aastat, enne kui ema aktsepteeris tema valikut. Nad küll suhtlesid, aga see suhtlus oli väga pinnapealne. Aga ta pidas vastu ja 10 aastat hiljem oli see suhtlus jõudnud sellisele sügavale tasandile, millest ta oli see inimene, kes seda nii-öelda lojaalsuskonflikti läbis, oli jõudnud sellesse punkti, et ta sai aru, aga see ongi see, mida ma olen tegelikult juba ju lapsest saati tahtnud ja unistanud. Läks aega, ma jäin enda juurde ja ma jõudsin selleni. Ma jõudsin selle enda asjani, pluss küllust tuli juurde, aga ma ei räägi sellest küllusest, mis on nii-öelda see rahaline või materiaalne, vaid see on see teistmoodi küllus, mida me tegelikult ju kõik tahame. Olla toetatud, et meil on jõudu, meil on ressurssi, meil on olulised inimesed meie ümber, kellega meil on hea ja kerge olla ja et me saame jääda iseendaks. Ma loodan, et sa said sellest videost mõned olulised mõtted, toetust eelkõige, läbida neid kohti ja et sa mõistad, et see ongi raske, see on üksildane teekond. Seal on palju raskeid mägesid või kõrgeid mägesid, mida ületada, aga et see kõik on seda väärt. Sest iga kord, kui mina olen ka neid lojaalsuskonflikte läbinud ja ikkagi edasi läinud, siis tegelikult on alati teisel pool olnud veel enamat kui see, mida ma üldse oskasin ette kujutada või unistada. Nii et jõudu tööle, kui sa vajad abi, natukene lahti mõtestada neid asju, vaja võib-olla mingisugusesse kohta koos vaadata, siis võta minuga ühendust www.minat.ee, kirjuta mulle ja saame kokku. Või tule mõnele minu koolitusele, võib-olla sa saad sealt ka häid mõtteid veel lisaks. Ilusat päeva!